Tervist, Fookuses saade eetris. Mina olen Markus Järvi ja teise pool lauda on Martin Helme. Tere, Martin. Tere, Markus. Räägime täna eelarve puudujäägist ja ka enne seda võib-olla paar sõna ka sellest, mis toimub KOV-i valimiste rindel ja kuidas EKRE-l seal ka läheb. Nii et sellest teemadest täna, aga alustame siis KOV-ist. Nii et siin hiljuti just lugesin, et mis minule tegi südame väga soojaks, et inimesed, kes on hääletanud EKRE ridades, kohalike omavalitsuste ridades, siis tuulikute poolt üks selline inimene visati EKRE-st ilusti välja, et see tegi minu südame kohe väga soojaks. Aitäh! Ja palun, ole lahke. Minu mõist vajalik, kuidas ma nüüd ütlen, vajalik parteiline hügieen. Et kui erakond on juhatuse tasemel, volikogu tasemel võtnud vastu selge otsuse ja andnud selge suunise kohalikele omavalitsuste volikogu liikmetele ja ka erakonna fraktsiooni liikmetele, et me siiski kõik oma fraktsioonides, ükskõik kas need on siis kohalikus volikogus või Riigikogu, et me oleme seal tänu parteile, me töötame partei programmi alusel ja me võtame vastu otsuseid vastavalt parteis vastu võetud poliitilisele suunisele. Et niimoodi see partei poliitika töötabki oma vigade ja puudustega, aga vähemalt inimesed teavad, mida nad saavad, kui nad hääletavad partei poolt. Ja tõepoolest me oleme väga süstemaatiliselt näiteks seisnud väikekoolide kaitsel üle terve Eesti volikogudes, ükskõik kas opositsioonis või koalitsioonis olles ja väga süstemaatiliselt blokeerinud tuulikute arendusi üle terve Eesti. Ja seda on võimalik teha mitmel erineval moel, see sõltub sellest, kui kaugele on siis see nii-öelda protsess jõudnud, et kas seal alles algatatakse eriplaneeringuid või alles menetletakse eriplaneeringuid või võetakse vastu siis planeerimisotsuseid ja ehituslubade otsuseid, et need on kõik nagu kohaliku omavalitsuse planeeringu seadus ja planeeringu protsess on keeruline ja mitmeetapiline, et ükskõik mis etapis me oleme, me hääletame selle vastu ja paljudes kohtades, ma numbrit praegu peast ei julge öelda, aga paljudes kohtades me oleme teinud ettepaneku ja ka saanud selle ettepaneku volikogust läbi, et me tühistame eriplaneeringu algatamise, mis tähendab siis seda, eriplaneeringu algatamine tähendab seda, et kohalik omavalitsus hakkab arutama, kas me tahame endale seda tuulikuparki ja mis tingimustel me tahame. Ja kui selle üldine hoiak on selline, et kui me juba eriplaneeringu mõnes omavalitsuses on algatatud, et küllap ta lõpeb sellega, et hakatakse ka ehitama. Ei pruugi tegelikult lõppeda. Võib ka jõuda järeldusele, et vaatasime, kaalusime, mõjud on sellised, mis meile ei sobi ja eriplaneeringu algatamise lõpetamise otsus on see, et me ei hakka üldse tegema tuulikuid. Aga kindlam on see asi ära lõpetada ja seda me hääletasime siis ühes Eesti omavalitsuses Valgas ja Valgas siis meie fraktsioon selgelt oli eriplaneeringu lõpetamise poolt, aga üks meie fraktsiooni liige oli selle lõpetamise otsuse vastu ja me arvasime ta välja. Traagiline on see, et see üks hääl oli kaalukeele hääl, et seal hääled jagunesid 11-12 ja kui ta oleks teistpidi hääletanud, siis oleks otsus lõpetatud olnud. No see ei tähenda veel, et tuulikud tulevad, see tähendab, et eriplaneering läheb oma loogilise lõpuni edasi ja meie seisame siis selle eest, et selle eriplaneeringu lõpus on otsus, et Valgasse ei tule tuulikuid. Aga me viskasime välja muidugi veel inimesi, et me viskame välja iga kord kohalike omavalitsuste järel on selline nagu puhastamine või sõelumine, et inimesed, kes kandideerivad erakonna vastu kusagil omavalitsuses, need arvatakse erakonnast välja, see on põhikirjaline punkt meil, et erakonna liikme kohustus on aidata kaasa erakonna poliitilisele edule ja kui sa ei taha poliitiliselt olla aktiivne, üldiselt inimesed tulevad ju parteisse sellepärast, et nad tahavad olla poliitiliselt aktiivsed, mõned inimesed lihtsalt tahavad näidata oma maailmavaatelist kuuluvust ja ennast nii identifitseerida, et ma olen konservatiiv, ma olen rahvuslane, mõned inimesed tahavad oma sugustega koos olla, sest erakonna koosolekud, erakonna siis niisugused vabamas õhkkonnas üritused on selline suurepärane võimalus normaalsete inimestega koos aega. Aga üleüldiselt tulevad ikkagi inimesed erakonda ju selle jaoks, et ennast poliitiliselt teostada. Ja kui sa siis ennast poliitiliselt teostada tahad, siis ikkagi meie erakonna ridades. Või kui sa
ei taha ennast teostada, siis ära ennast teosta üldse, et oled siis mitteaktiivne liige või lihtsalt valija. Aga kui sa lähed juba poliitikas kandideerima ja kandideerid kuskil teises erakonnas, valimisliidus, üksikkandidaadina, siis sa lähed põhikirjaga vastuollu ja siis tegelikult tekib küsimus, et miks sa üldse meil erakonnas olid. No KOV-i valimistel on tegelikult väga oluline see, et tuuliku ja tuulegeneraatorite vastased inimesed teaksid, et milline erakond seisab siis nagu üks mees põhimõtteliselt nende generaatorite ehitamise vastu, et see peab olema väga selgelt maha märgitud see tasand. Ja mul on selles mõttes toonitan, on väga hea meel, et selline positsioon on nagu EKRE poolt võetud. Aga mida tasub kindlasti märkida on just nimelt need valimisliidud, et igal pool on nähtud seda, kuidas mingisugune rannamänd ja kodumänd valimisliit, eks ju, koosneb küll väga nagu toredatest inimestest, võib-olla isegi aktiivsetest inimestest, kohalikest. Aga siis tuleb välja tegelikult see, et kui on vaja ikkagi kaalukeelena näiteks meretuuleparkide poolt hääletada, siis hääletatakse. Kuigi pole selles osas nagu mitte mingisugust selget positsiooni kas eelnevalt valimistel ja lubadustes nagu välja toodud. Aga siiski tehakse see asi ära, ollakse selle asja poolt, et tegelikult kohalike omavalitsuste valimistel on väga oluline, et maha märkida see punane joon, et võt sellest tuulegeneraatorite puhul nagu üle ei minda, kõikides faasides ollakse sellele vastu ja kõik inimesed, kes nüüd nagu ei taha omale kodu taga aeda seda generaatorit, siis nad võivad valida, et kelle poolt nad nüüd hääletavad, mida nad teevad. Et see on väga oluline ja muidugi teine tasand, mis on nagu omaette temaatika üldse valimisliitude puhul on see, et me ju näeme seda, et sotsialistid on läinud igal pool välja just nimelt valimisliitudega, sellepärast, et nad on niivõrd põlenud igal pool poliitikas praegu, et nad kohalike omavalitsuste valimistel lähevad välja valimisliitudega, just kui nad ei olekski sotsialistid. Just kui nad ei ajakski seda poliitikat, mida nad siin 10, 15, 20 aastat on ajanud, just kui nad ei olekski ühispartei liige, vaid tegu oleks lihtsalt nagu rannamänd ja kodumänd nagu sellise toreda inimesega, kes ajab teile siin mingisugust nagu, ma ei tea, spordivõimalust ja nii edasi, aga teadke seda, et loomulikult see sama sotsialist seal volikogus hääletab selgelt näiteks tuulikute poolt. Siin ei olegi küsimus. Mulle tegelikult, me räägime tuulikutest, et see ei ole selline Saaremaa tuulik, eks ju, mis seal kuskil ilusti rahulikult nagu ringi käib. Nii nagu õllepudeli peal, vaid see on nagu tohutu generaator, mis kütab sulle nagu infraheli ja muid tervist kahjustavaid tooteid sinna keskkonda, et see on ja rääkimata sellest, et tegu on tohutu korruptsiooniga. No ma ütleme niimoodi, et meie panime nimekirjad välja 74 omavalitsuses Eestis. Eestis kokku valitakse üldse 78 omavalitsuses volikogusid. Eelmine kord oli 79, nüüd 2 tükki liituvad, Toila ja Jõhvi liituvad, et on järgi jääb 78 volikogu, kuhu meie siis 74 panime oma nimekirjad välja, et EKRE saab põhimõtteliselt hääletada igal pool, välja arvatud Vormsil, Kihnus ja Loksal ja Narva-Jõesuus. Nüüd ja see näitab, kui tugev partei meil tegelikult on, kui üle-eestiliselt suur meil on, mitte keegi teine ligi lähedalegi sinna ei tule juurde. Isamaa on meist mõne võrra maas, aga Isamaa probleem on see, et Isamaa pani välja nimekirjad kandidaatidega, kes ei kuulu Isamaasse. 1600 kandidaati pani välja ja nendest üle poole on mitte Isamaa liikmed. Ehk siis sisuliselt müüvad frantsiisi. Ja sisuliselt me kõik teame, mis siis pärast juhtub. Nad ei hakka mingisugust Isamaa poliitikat ajama. Nad ajavad mingit oma asja seal. Ja see on nüüd see sama asi, mis meil valimisliitudega on. Et kui me vaatame valimisliitude käitumist, siis esimene suur probleem on see, et sinna peidavad ennast sotsid, aga ka reformierakondlased on sel korral väga palju valimisliitudesse peitu läinud ja mõningal määral ka Eesti 200. Aga isegi kui need ei ole üldse mingisuguse parteilise taustaga, siis nendel puudub igasugune poliitiline selge alus. Et ma toon näite, seepärast ma ise elan pool aega maal Lääneranna vallas. Lääneranna vald on kuulus siis oma Metsküla kooli sulgemise või koolireformi poolt, tegelikult kooli suleti seal 6 tükki, eks ole, korraga ühe raksuga või vähendati astmeid. Nüüd valimisliidud võitsid eelmine kord valimised, tegid koalitsiooni seal, kes olid valimisliidus? Põhiliselt olid seal reformikad.
tegelikult reformikad, palkasid nad tööle ainult reformikaid, välja arvatud siis vallavanem, kes oli isamaalane. Ja vallavanema järel tuli uus vallavanem, kes on ka isamaalane. Ja nüüd on siis kogu see vana valimisliit, seda enam ei ole, on uus valimisliit, kus puha samad inimesed. Ja kõrval on teine valimisliit, mis koosneb ka tervest hulgast nendest inimestest, kes hääletasid koos selle teise valimisliiduga koolide sulgemise poolt. Ja kõik nad tulevad välja selle jutuga, et tehti küll halbu otsuseid, me siin nüüd peame hakkama rohkem arvestama kohalike elanike arvamustega ja kui sa siis küsid, et kas me paneme need koolid uuesti käima, ega enam tagasi neid otsuseid ei pööra. Aga miks ei pööra? Muidugi pöörab. Meie ütleme, et kui meie saame mandaadi valijatelt, siis muidugi pöörame need otsused ümber. Muidu ei ole mõtet. Meil ei ole mõtet minna kandideerima kohalikul omavalitsustel volikogusse selle jutuga, et me nüüd hakkame edasi ellu viima reformierakondlaste või isamaalaste või sotside tehtud varasemaid otsuseid. Et mis selle mõte on? Muidugi pöörame otsused ümber. See ongi kogu meie kandideerimise põhisõnum. No loomulikult see peabki olema tegelikult poliitikas üks põhisõnum, et eelnevate valitsuste, eelnevate nii-öelda ühispartei otsuste tagajärjel tuleb need samad otsused ümber pöörata. Tähendab, et muidu ei ole mõtet poliitikat ma ei näe, mis mõttega me istume volikogudes ja vallavalitsustes ja sisuliselt ajame seda sama sotside ja reffide asja. No ei aja. No sellisel juhul poleks mõtet kandideerida, poleks mõtet koalitsiooni saada. Aga ma panen tegelikult veel südamele kõikidele valijatele ka siin, et vaadake nüüd neid valimisliite, et kui teil on nagu mingisugune mõte, et hakkate valima siin valimisliitu ja võibki olla niimoodi, et on kohaliku omavalitsuse tasandil täitsa nagu tegus inimene ja tore inimene niimoodi ja eks see KOV-i valimised on üldse nagu omaette muidugi, et mind ma pean muidugi tunnistama, nad väga palju nagu ei eruta niimoodi, et kuidas öelda, see on selline munitsipaalpoliitika, eks ju, just nimelt igasuguste planeeringute ja muud asjade tegemine, aga vähemalt praeguses olukorras veel, kus ikkagi kohalikust omavalitsusest sõltub väga palju, kas sinna tehakse see monstroosne tuulepark selle kohaliku omavalitsuse territooriumile, kas Eesti loodus hävitatakse ära, kas meie ainulaadne merekeskkond Läänemerel hävitatakse ära Saaremaal ja Liivi lahe rannikul. Et kas see asi keeratakse pekki või ei keerata, et see nüüd ikkagi sõltub sellest kohalike omavalitsuste valimise tulemusest ja kohaliku omavalitsuse tegevusest väga palju, et siis on ikkagi väga-väga oluline, kui inimesed nüüd, kes on tõesti tuulikute ja tuulegeneraatorite vastased ja ei taha neid oma tagahoovi, ei taha neid oma, ma ei tea, mereranda, ei taha neid oma kalaranda, et siis nad tuleksid ja küsiksid nüüd, et kelle poolt nüüd hääletada. Ja kui meil on tõesti nüüd see kohaliku omavalitsuste mingisugune valimisliit, siis see on selline amorfne moodustis, sinna võivad kuuluda tõepoolest sotsialistid, reformierakondlased, E200 ja siis võib-olla mõni tore inimene, kes tegelikult on ka nende poolt mõjutatud ja saab ka tegelikult, kui ta saab sinna, tegelikult hääletab kogu selle tuuleparkide rajamise poolt. Ja ma panen kõikidele südamele seda, et palun nagu kaaluge seda, et millist erakonda hääletada, millist valimisliitu hääletada. Mina ei hääletaks valimisliidu poolt, vaid mina annaks vähemalt sellel kaalutlusel oma hääle EKREle kindlasti, et tegu on põhimõtteliselt selge erakondliku positsiooniga, et tuuleparke takistatakse kõikidel võimalikel seaduslikel viisidel. No mitte ainult tuuleparke, et sa ütlesid muidu toredad inimesed, aga vaata, nende muidu toredate inimestega on häda selles, et kohalikud valimised tõepoolest, ütleme, meil valitakse üle terve Eesti siin peaaegu 1700 volikogu kohta. Ja see tähendab seda, et ikkagi selles väiksemas omavalitsuses neid atsakaid ja praktilise meelega ja ütleme siis ausaid inimesi, kes nagu vastab kõikides lahtrites on linnukene, et neid tikutulega aja taga, eks ole. Ja tihti lugu seal need valimisliidud moodustatakse ikkagi väga õhinapõhiselt. Ja need õhinapõhised inimesed tegelikult siis satuvad sinna volikogusse, kus vilunud, paadunud vanad kalad tõmbavad neil kohe mütsi pähe. Ja selles mõttes see parteiline struktuur ja parteiline oskusteave, mis meil on olemas. Meil on, kui kohalikul inimesel ei ole, siis ta helistab ütleme siis kogenumad inimesele, kas kõrval omavalitsuses, kes on olnud seal kaua, kes on olnud vallavanema ametit pidanud, või ta helistab mulle ja küsib, mis me nüüd teeme, eks ole. Et meil on see oskusteave võrgustik on olemas, ega kohalikud õhinapõhised entuka inimesed,
nad väänatakse ära, nad lollitatakse ära, nad jooksevad eri suundadesse, sest nad said korraks ainult kokku, et teha valimisliit, pärast valimisi jooksevad laiali. Aga kui sa räägid, et kohalikud valimised imelikud ja eriti ei eruta, ütleme logistiliselt erakonna jaoks kohalike valimiste korraldamine on kohutav peavalu, et me peame me panime 1220 kandidaati välja, 74 nimekirja, kõik nad on vaja paberid ära vormistada, pildistaja juurde saata, flaierid teha, nad peavad kampaaniat tegema, see on nagu tohutu logistika erakonna jaoks. Aga see on tähtis, sest tuletan meelde 2017 aastal meie loosung oli anname tuld ja kui küsiti mille vastu, kooseluseaduse vastu näiteks. Ja nüüd oluline, kohalike omavalitsuste teema on haridus. Hariduses meil on 7. klassi õpikus jutt sellest, et on vähemalt 20 eri sugu ja siis on joonealune märkus, tuleta meelde, mis asi on bioloogiline sugu. Ühesõnaga, haridussüsteemis käib selline massiivne, enam isegi mitte ainult homopromo, vaid käib juba transupromo. Ja seal peab omavalitsus ikkagi olema see liin, kus me kaitseme oma lapsi selle ilge, õõvastava, kurjust täis, valeliku lapsi hukatusse ajava ideoloogia eest. See on omavalitsuse teema, see on ideoloogia, see on sügavalt kõrgideoloogiline teema. Teine teema, maksuteema. Kohaliku omavalitsuse maksudes, ütleme siis, väga vähe makse on, mida kohalik omavalitsus saab kehtestada, aga üks neist on maamaks. Ja maamaks on praegu teinud üles läinud, nii nagu kõik maksud selle valitsuse ja eelmise valitsuse ajal, et meie lubadus, selge lubadus, maamaks ei tõuse, eks ole, kodualust maad ei maksustata. Ja väga paljudes omavalitsus on raha hädas, maamaks tõuseb iseenesest maa hindamise tõttu ja riigi poolt tehtud maksumuudatuste tõttu ja ollakse vait nagu kultrukkis, et las ta tõuseb, meil tuleb ka natuke raha rohkem juurde. Ma saan sellest kiusatusest aru, aga meie selge lubadus on, meie ei luba maamaksu tõusta inimestel. Nii et need on nagu praktilised asjad, see tuuliku asi. Tundub jälle, planeeringuprotsess, ausalt öeldes, ajab ikka õudselt haigutama küll, kui sul räägitakse servituutidest ja mingisugustest asjadest. Aga see on praktilise väärtusega asi, kas sa lased sellel planeeringuprotsessil edasi minna või Rail Baltic on teine sukene asi. Et ei tohi lasta, nii et siin tuleb kingad jalga panna ja minna õigel päeval ja paberil hääletada, sest et ei ole teist erakonda, kes nendel teemadel niimoodi võtaks selge positsiooni ja võitleks ka. Me oleme näidanud omavalitsustes, et me võitleme, me oleme näidanud valitsuses olles, et me võitleme. Nii et kui sa nagu usud seda undi juttu, mida räägib meile Isamaa hääletab igal pool tuulikute poolt. Kui sa usud undi juttu, mida räägib Keskerakond hääletab nii ja naa tuulikute poolt vastavalt sellele, kuidas kohalik konjunktuur on. Teised on kõik fanaatilised tuuliku pooldajad, eks ole, sotsid, Eesti 200-lased, reformikad, see on nii suur korruptsioon lihtsalt, et nad ostetakse ära, väikese rahaga ostetakse ära. Ma olen kuulnud lugusid, kus kohaliku omavalitsuse volikogu liikmel on pakutud 2000 eurot selle eest, et ta hääletaks seal mingisugusel hääletusel. Et meie ei luba seda. Ja. No tegelikult Tallinnas on ka välja tulnud Norstati küsitlused, et EKRE-le mingisugust väga suurt edu siin ei vähemalt nende küsitluste järgi ei terenda. Et kuidas seda kommenteerid? No Tallinn on kõikidest teistest omavalitsustest teistmoodi meil. Kui me vaatame ükskõik kuhu mujal Eestis, isegi Ida-Virumaale või ma ei tea, mingid tõesti suvalisi piirkondasid Eestis igal pool mujal on hästi. Ja on hästi Pärnus, on hästi Tartus, on hästi isegi Narvas, Jõhvis, et rääkimata siis nendest nii-öelda maakondade keskustest, Türid, Paided, Viljandid, Haapsalud, kõik on hästi. Ja siis jõuame Tallinnasse, Tallinn on palju keerulisem seis. Ja Tallinnal on mitu põhjust, miks on keeruline seis. Esimene asi on see, et Tallinnas pool elanikkonnast on venelased või pool hääletajaskonnast on venelased ja ükskõik, mis me siin räägime ja arutame, nemad hääletavad kõik Keskerakonda. Punkt. Me võime siin rääkida, tahta neile, et meil on venelastele sõnum, see homovastasus või ütleme see väärastunud ideoloogia vastu võitlemise puhul, keegi teine seda ei tee peale meie, eks ole. Keskerakond ka võtab sõna, aga see tegelikult neid ei eruta. On immigratsioonivastasus, ei meeldi Lasnamäele inimestega räägin, ma käin ju üle terve linna, käin kogu kampaaniat tegemas, seal on immigratsioonivastasus, on väga selgelt on teema, nii nagu Mustamäelgi või mõnes, näiteks Nõmmel ei ole. Nõmmel ei ole neid immigrante veel nii palju,
ja Nõmmel ei tunta seda muret. No ei meeldi kohalikule venelasele ka mingisuguse moslemiga asju ajada, kohe kindlasti mitte. Ega ei meeldi ka kohalikule venelasele, kes on siin, ma ajasin juttu nädalavahetusel ühe siinse venelasega, kes küll nimetas ennast hoholliks, aga rääkis vene keeles ja sündinud Eestis ja halli passiga saab seekord veel hääletada ja talle ei meeldi need uusimmigrandid ei Venemaalt ega Ukrainast. Sellepärast, et nad tulevad siia ja toovad kaasa kuritegevuse kasvu, nad toovad kaasa ütleme siis eestlaste hulgas vene vastasuse kasvu selgelt, sest see vene keele pealetung Tallinnas on väga tõsine ja väga paljusid inimesi väga ärritab ja siinsed juba oma eluga ära harjunud, need, kes meil siin olid 30 aastat tagasi, üldiselt räägivad juba, suurem osa neist räägivad siiski eesti keelt, kui sa nagu peale käid. Et nad ei taha, et neid tuleb siia juurde, nad võtavad odavama palgaga, on nõus tööle minema, ühesõnaga nad tekitavad kinnisvaraturul hinnatõusu, nad ajavad haridussüsteemi untsu, eks ole, ja nende, ütleme siis nii, et liiklus- ja peldikukultuur on oluliselt teistsugusem, kui me oleme harjunud. Parkides vedelevad joodikud, kes ei ole pikaaegsed Eesti elanikud, ütleme alalised Eesti elanikud üldreeglina Tallinnas. Nüüd, nii et need asjad kõnetavad seal, aga me võime siin pea peal seista, nemad lähevad ja hääletavad Keskerakonda, nii et kogu ülejäänud Tallinna erakondade kamp, eks ole, meie, Isamaa, Reformierakond, sotsid, Eesti 200, parempoolsed, eks ole, kõik ülejäänud ajavad seda teist poolt kooki või pirukat taga. Ja siis omakorda sellest teisest poolest väga suur sektor on ju ikkagi põhimõtteliselt liberaalne sektor, kes võivad siin loksuda kas Eesti 200 Reformierakonna parempoolsete vahel, parempoolsete eest ma hoiatan eriliselt uus Eesti 200, kehvem veel või hullem veel. Ja valija profiil on täpselt sama, eks ole, on saanud reha peale astunud, Eesti 200-ga astub nüüd uuesti reha peale parempoolsetega ja ikka karjub, et kuradi EKRE. Ma ausatades ma pean tunnistama, et ma sellest valija profiilist nagu väga palju aru ei saa, et kui kaua võib nüüd nagu niimoodi mitu korda võib ikkagi reha peale astuda ja vastu nina saada niimoodi, et nina peaks olema juba mitu korda murdunud ja põhimõtteliselt otsast ära kukkunud. Aga kui sa endale selgeks teed, et EKRE on süüdi selles, et nina valus on. Ja siis sa veel aina tallad kõvemini selle reha peale. See on see meem, et niimoodi, et sõidad jalgrattaga, siis paned omale selle kaika kodarasse niimoodi, kaikal on peale kirjutatud E200 või siis parempoolsed, siis lendad siruli ja siis ütled, et tõesti, et EKRE raisk, et jälle läks niimoodi. Aga ma tulen Tallinna teema juurde tagasi, ühesõnaga, et Tallinnas on selles mõttes see situatsioon on keerulisem ja see ei ole nüüd meie erakonna mõttes midagi erilist, kui ma räägin ükskõik millise rahvuskonservatiivse või parempoolse erakonnaga Euroopas, siis väga, väga tavaline muster on see, et pealinn on kõige keerulisem kant üldse, eks ole, aga kuna pealinn on nii suur, Eestis veel eriti suur, eks ole, aga enamikes teistes riikides ka pealinnad on ikka väga suured, siis see tõmbab seda keskmist protsenti alla, aga Tallinnas ma nüüd sellepärast küll ei muretse, et me jääme välja volikogust, pigem mina vaatan asjale sellise küllaltki optimistliku ja julge pilguga peale, et me eeldame, et Keskerakond ei saa absoluutselt enamust, millisel juhul meie saame täpselt parasjagu nii palju kohti, et me oleme kuningategijad Tallinnas. Ja ükskõik kellega me siis pärast seda koalitsiooni kokku panna proovime, siis meil on seal võimalik oma programmilisi seisukohti päris jõuliselt välja nõuda. No ilmselt see koalitsioon tuleks Keskerakonnaga. See on üks loogiline variant. Jah, see on üks loogiline variant, aga ma täna küll lukku ei löö, et teeme nii või teeme naa. Ma ei kujuta ette, et meil oleks väga kerge kokku leppida Reformierakonna või Eesti 200 jääb välja või parempoolsete või sotsidega. Et nemad muidugi välistavad meid, mina ei hakka kedagi välistama, aga nii või teisiti ma ütlen, ma hoian võimalused avatuna, et võimalikult hea positsioon saavutada koalitsiooni läbirääkimistel. Ja niimoodi minu meelest on oma valijate huvid kõige paremini kaitstud. Nii et mina arvan, et jah, me ei saa esimest kohta Tallinnas, me ei saa ka teist kohta Tallinnas, aga selle eest me saame koha, millega meil on võimalik võib-olla pärast valimisi olla väga mõjukad. Ma tuletan näiteks kõigile meelde, et kas keegi arvas ennem 21. aasta valimisi, et Ossinovskist saab linnapea.
No ta oli seal 3. järgu jõud Tallinnas, eks ole, sotsid said seal suhteliselt väikese kohaarvu kohti, mitte oluliselt rohkem kui meie, eks ju. Ja noh, see oli iseenesest mõistetav või noh, kui keegi oleks öelnud, et nüüd et arvake ära, kes saab linnapeaks, et Ossinovskist saab Tallinnas mõne aja pärast linnapea, noh siis kõik oleks öelnud, et noh, hüva huumor. Ja. Nii, tõepoolest, kohaliku omavalitsuse valimised on varsti ees ja siis vaatame, kuidas asjad lähevad. Aga ühe asja ma tahan öelda siia veel, et meil vahel ikka jälle siin ajakirjanikud nokivad nina või noh, mis ajakirjanikud ikka on, propagandatöötajad, et miks ikkagi me räägime liiga palju üleriigilistest teemadest ja et need on kohaliku valimise asjad ja aastas unustame ära mingi jalgrattateed või putukaväilad või ma ei tea sellest, kus bussiliin peatus on või meil on kõige selle kohta programmis olemas lahendused, niikuinii, kui hakkame linnavalitsust tegema, siis lähevad need ära. Aga ei räägi nendest asjadest. Me räägime sellest, et need erakonnad, kes on Eesti tuksi keeranud, peavad saama seekord valijatelt karistatud. Ja. Neid ei tohi toetada, kui sa annad oma hääle Reformierakonnale, Eesti 200-le, sotsidele või ka Tallinna puhul Isamaale, siis sa saad sama, mida sa siiamaani oled saanud, aga rohkem. Sellepärast, et siis võtavad poliitikud, ja ma räägin ka, ma olen 10 aastat olnud tipp-poliitikas, poliitikud teevad lihtsa järelduse. Võid valetada, võid varastada, valija kiidab sind ja annab hääle. No mina küll loodan, et Reformierakond ja E200 tänased valitsuserakonnad, mille summaarne toetus on seal kuskil alla 14% ehk ajaloo kõige madalam koalitsiooni toetus üldse, ikka korralikult häviksid kohalike omavalitsuste valimisel, et see tegelikult on, noh, siin on muidugi need samad erakonnad öelnud, et see ei ole nagu küsimus, et see on nagu KOV-i valimised ja siis meil on riigi valimised, aga tegelikult meil on ikkagi valijad annavad oma nagu konkreetse mandaadi ja oma hinnangu sellele, mida on tehtud ka riigi valitsemise tasandil, eks ju, et millega need erakonnad hakkama on saanud, et ei ole niimoodi, et putukaväila asi on nagu ainult üks nagu omaette eraldi asi ja siis nüüd abielu rüvetamine ja maksutõusud ja kõik muud on hoopis teine asi, mida see sama erakond teeb Riigikogu. See on nii, nagu oleks mingisugune selline nagu kahestunud erakond. Ei ole, nad teevad täpselt seda sama asja ka KOV-i tasandil, nad on üks ja sama jõud, nad on ühe sama ideoloogia poolt hallatud, et noh, häving peab tulema sellele jõududele. Kus see teine koht on, kus valija ütleb selgelt, me ei taha, et see valitsus jätkaks? Jah, see on nagu mingi vahevalimised enam-vähem USA-s enam-vähem, et nad nagu annavad mingisuguse sellise indikatsiooni valitsuse senisele poliitikale tegelikult. Ja ega putukaväil on nii omavalitsuses kui riigivalitsuses ju sama poliitika jätk. Ega noh, see rohehullus on täna valitsuses ja täna kohalikus omavalitsuses. Autojuhtide kiusamine automaksudega ja liiklusummikute tekitamisega on sama hullus nii riigivalitsuses kui omavalitsuses. See ei ole erinevad ideoloogiad, see on sama ideoloogia. Selge see. Ja samad parteid ka ju. No selles mõttes, et ma ei tea, Rail Balticu mahitamine valitsuses, Rail Baltic ja tuulegeneraatorite mahitamine siin räägitud, ma ei tea, 1,2 miljardit või kui palju sellest oli. Nüüd pöörased summad, eks ju, mis oleks olnud ainult esialgsed loomulikult. Et selle mahitamine valitsuses pluss selle omavalitsuses nii-öelda läbisurumine nende samade jõudude poolt, loomulikult see on sama asi. See on võimu vertikaal ja sellest vertikaalist tuleb karkalt ära lüüa. Jah, absoluutselt. Ja hävingut ootame nendele jõududele, mis tõepoolest seal praegu mul on jah, selline tunne, et tahaks kellelegi nagu saada ausalt. Et nii, võtame selle peale. Ma demonstratiivselt joon oma Earl Grey'd Oktoberfesti klaasist hommikul, et las inimesed mõtlevad, mida nad tahavad, aga lähme riigipoliitika juurde. Et siin on hiljuti tulnud välja selline asi, et üllatus, selline erakond nagu Reformierakond, meie valitsuserakond, on 2023. aastal rääkinud sellisest asjast nagu korras riigi rahandusest. Siin on täitsa kohe peatükk olemas sellest ja kui te lubate nüüd austatud vaatajad, nii ma loen teile selle korra ette. Viime riigi tulud ja kulud tasakaalu, lubab Kaja Kallas toonases valimiskampaanias, mille juhtmotiiviks oli siis, mis see oli? Tugevates kätes või kindlates kätes Eesti. Eesti. Riigieelarve on kroonilises puudujäägis.
huvitav küll, kes seal valitsuses eelnevalt siis olid, et seesama Kallas loomulikult istus seal koroonadiktatuuri valitsuses. Nii, riigieelarve on kroonilises puudujäägis, see kiirendab hinnatõusu ja pole jätkusuutlik. Seepärast viime tavapärasest tugevama majanduskasvu korral kroonilises puudujäägis oleva riigieelarve tasakaalu 4 aastaga. Eelarve tulusid tuleb kasvatada, maksukoormust tõstmata, innovaatilise ja teadmismahuka majanduse abil ning tarkade kuluvalikute ja struktuursete reformidega. Naer publikust. Ilma maksukoormust tõstmata. Köötate ette. Maksud ei tõuse, lugege mu huultelt. Ja vähe sellest, ilma selleta, et maksusid tõstakse, viiakse eelarve tasakaalu. Aga loe see riigivõlg ka. Riigivõlg, Euroopa Liidu madalam võlakoormus. Ja, ajutiste kulutuste ja majandusolukorra olulise halvenise puhuks peavad riigil ja omavalitsustel olema piisavad finantspuhvrid ja osaldusväärsus, et laenuvajaduse korral puudujääks ootsalt katta. Aga kus riigivõla... Seesama, läksid mööda, hoiame riigivõla madalal. See Euroopa Liidu madalaim võlakoorem on konkurentsi eelis, mitte puudus. Ja riigi kulude katmine laenuga täisvõimsusel töötava majanduse tingimustes kiirendab hinnatõusu. Härra Samaini, ei tea kus see inflatsioon tuli. Tekitab majanduses muid tasakaalutusi. Tõstab laenu hinda riigil endale ja erasektorile ning halvendab riigi kulude kvaliteeti. Reservide kasutamine on õigustatud ainult majandustsükli mõõnu tasand. Tähendab, kõik, mis siin kirjas on, ega ma vastu ei vaidle. Kõik, mis siin kirjas on olnud jultunud vale algusest saadik ja nüüd, mis veelgi olulisem... Põhimõttelised printsiibid ega ju halvad ei vaidle vastu. Aga mida nad on teinud siis? Risti vastupidises suunas läinud ja leegitsedes risti vastupidises suunas läinud, et ma võtsin välja. Nüüd me siis näeme, et valitsus laseb eelarve maksimaalselt miinusesse, puudu jääb 2 miljardit eurot, see võetakse siis laenuga. Nii. Just. Ehk siis selle puudujääk on 4,5%. Aga mitte ainult ei võta laenu, vaid põletavad igal aastal mitusada miljonit reserve näiteks haigekassast. Põletavad töötukassa reserve ja haigekassa reserve. Ehk siis see jutt, mida nad rääkisid, kui meie olime valitsuses. Ma tuletan meelde, 2019 aastal riigi eelarve oli sisuliselt tasakaalus. Nominaalselt isegi plussis, aga nominaalne tähendab seda, et rahavoog sisse välja, aga struktuurne tasakaal ehk siis püsikulud ja püsitulud, kus siis on mingid erakorralised tulud ja kulud on välja võetud. See on hästi keeruline valem, aga põhiprintsiip on see. Siis struktuurselt olime me 0, millegagi miinuses ehk siis sisuliselt raha laekus rohkem, aga arvestuslikult kulutasime mõnikümmend miljonit rohkem, kui oleks võinud. Ja see oli 2019. 2020 tuli koroonakriis. 2020 võtsime laenu 2 miljardit kokku ja selle 2 miljardiga toetasime ettevõtlust. Suure osa sellest rahast laenasime edasi ettevõtlusele. Tuletame meelde, eks ole, Tallinkile suur laen, Porto Franco suur laen, siin oli veel mitmed teised, tegime hotelli ja majutussektorile suuri laenusid ja ka toetusi ja need laenud on tänaseks peaks tagasi makstud. Kui nüüd keegi räägib, et aga vaadake, mis te tegite 2020. aastal, võtsite suure laenu, siis need laenud on tänaseks tagasi makstud ja need maksis tagasi erasektor. Nüüd, nii et selles mõttes meie laen ei olnud nii suur, nagu ta see nii-öelda esmapilgul see number paistab. Me tegime maaelu ja arendamise sihtasutusele Messile, tegime mitmesaja miljoni eurose kapitali sissemakse, millega toetati põllumajandusettevõtteid, mis ka on selle laenu nii-öelda ringlusse pannud ja erasektor maksab seda laenu tagasi tegelikult. Nii et me tegime asju, mille tulemus oli 2021. aastal üle 8% majanduskasv. Ja eelarve laekus, kuigi eelarve prognoos, mida nüüd need reformipätid räägivad, et eelarve prognoos oli tohutus miinuses, aga eelarve praktika, ma seda Rahandusministeeriumi prognoosi algusest saadik naerasin välja, sest ma teadsin, et nad üritavad meid lihtsalt ajada ummikusse. Rahandusministeerium tegi iga kord, kui meie olime valitsuses, tegi prognoosi, et majanduskasv tuleb kehva, inflatsioon tuleb suur, tööpuudus on suur, maksulaekumine on väike, teil ei ole raha, mida kulutada. Ja pärast tuli välja, et inflatsioon oli väiksem, tööpuudus oli väiksem, majanduskasv oli
suurem, tegelikku raha oli kulutada küll, aga nad ei tahtnud, et EKRE valitsus raha saaks kuhugi suunata. Praegu teeb Rahandusministeerium vastupidiseid prognoose, et majandust hakkab tõusema, tööpuudus on väiksem ja tegelikult inflatsioon on suhteliselt nagu kontrolli. Ja igal aastal läheb vastupidi ja mis selle tulemus on? Tulemus on see, et Rahandusministeeriumi prognoosi pealt pannakse valitsusele ette laekumiste prognoos, mis on mitusada miljonit suurem, kui tegelik laekumine tuleb. Nii, ütleme seal vahemikus isegi pool kuni miljard, 500 kuni 1000 miljonit, eks ole. Nüüd, mis juhtus? 21. aasta jaanuaris kukutati meie valitsus, tuli võimule Keskerakonna, Reformierakonna teeme riigi rahanduse korda valitsus ja nad tegid kohe kevadel uue lisaeelarve, millega suurendati riigieelarve kulusid 640 miljoni võrra. Ja kui me vaatame, ma võtsin välja kogu siis Kaja Kallasest alates riigieelarve tegeliku täitmise, mitte selle, mida prognoos ütles, mitte selle, mida riigieelarve ette nägi, vaid mis päriselt juhtus. Tegelik täitmine oli see, nemad tegid lisaeelarve 640 miljonit, aasta lõpuks oli riigi võlga suurendatud 700 miljonit. Ehk sisuliselt selle summa võrra, mille verra nemad kulusid kohe kevadel, nagu Kaja Kallas võimule sai, panid kohe 640 miljonit enda rõõmuks hakkama, selle võrra tuli juurde laenata. See oli 21 aasta, kui veel oli minu tehtud eelarve ja minu tehtud majanduskasv neil all. Ja nemad kujutasid ette, et niisugune majanduskasv hakkabki olema, et 8%, ja küll kukub 5-6 peale. Aga siis tuli 21. aasta lõpus, lasid täielikult hukka Eesti majanduse sellega, et nad reageerisid kõige valemal moel üldse energiakriisile. Elektrihinnad, energiahinnad hüppasid 1000%, rohkem veel, mitu 1000%, 4000% hüppasid, 4000%, 40 korda. Ja sellele muidugi Eesti majandus reageeris täpselt nii, nagu kõik ette ennustasid, nii nagu ma ise neile karjusin, majandus peab nina ees alla. 10 kvartalit järjest, nüüd on meil rohkem 12 kvartalit järjest majanduslangust olnud. Ja järgmisel aastal selle majanduslanguse peale, mida nad teevad? Esiteks tõstavad makse ja teiseks siis laenavad juurde 22. aastal, kui 21. aastal, see on juba nende laenatud raha, 700 miljonit on riigieelarve võetud miinusesse. 22. aastal 1,45 miljardit laenavad juurde, 23. aastal 2 miljardit laenavad juurde ja paneme siia kõrvale selle uudise, et tasakaalus riigieelarve ja võlg on halb asi ja jääb lastele. 1,5 miljardit, 1,6 miljardit, 2 miljardit, nüüd jälle 2 miljardit, 26. aastal, 27. 29. aastal, igal aastal 2 miljardit. Meil on viimase 5 aasta jooksul on riigieelarve kahekordistunud ja kümnendi lõpuks 29. aastaks riigieelarve kolmekordistub võrreldes selle ajaga, kui mina olin rahandusminister. Ehk siis kogu see jutt, mida nad räägivad, on täielik kelbas, absoluutne risti vastupidine käitumine sellele, mis nad räägivad. Jah, siin on just hiljuti tulnud välja uudis, et statistika järgi on Eesti ekspordi hinnakasv Euroopas selgelt kõrgeim. Millest see räägib? Loomulikult räägibki seda sama juttu, millest siin juba juttu oli, eks ju. Ehk siis teiste sõnadega see, et meil on energiahinnad tohutult kõrged, kui sisend energiahind on tohutult kõrge, siis loomulikult on selle eksporttoote hinnakasv tohutult kõrge. Ja see ei ole enam maailma turgudel konkureerimisvõimeline. Nii, kui on maksutõus igal pool, siis täpselt samamoodi riik võtab lisaväärtust ettevõtetelt ära, inimestelt ära, ostujõud väheneb. Maksutõus tähendab muide ka seda, et tööjõukulu kasvab. Eks ole, sest et ükskõik kuidas pidi sa arvutad, töötaja palga pealt makstud maksud on igal juhul tööjõukulu. Jah, absoluutselt. Nii. Ja see kõik kajastub nüüd siis selles, et Eesti ekspordi hinnakasv on Euroopa kõrgeim, nii võrreldes eelkõige siin naabermaadega niimoodi, et võrreldes Leedu majandusega, kui Leedus kasvab majandus, Lätis pole tehtud mingisugust suurt maksutõusu, Läti majandus on enam-vähem stabiilne, Soomes ja nii edasi pole mingisugust tohutut hinnatõusu või maksutõusu ette võetud, kui siia panna veel
lisa muidugi kogu, eks ju, sellest tulenev hinnatõus ja Eesti ostujõu täielik nina ees alla kukkumine, eks ju, et inimesed ei saa enam omale poest lubada seda, mida nad 2-3 aastat tagasi said lubada selle sama raha eest loomulikult. Siis nagu olukord on tegelikult täiesti katastroofiline, no, -2 miljardit, et mina ikkagi mõtlen ka seda, et vaata riigi majandus saab niimoodi teha, et luua nagu majandust mingisugusele prognoosidele, aga vaata nagu sina ja mina oma nagu perekonna eelarves näiteks ei saa teha nagu miinuseelarvet järgmiseks aastaks. No, mitte tervet aastat igal. Et ütleme niimoodi, et mul on nagu miinuseelarve, et ma nüüd lähen põhimõtteliselt järgmisel aastal 20 000 miinusesse. Nii. Aga põhimõtteliselt on mul nagu raha olemas, eks ju, aga 20 000 miinuses. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ma pean hakkama võtma kuskilt lisaressursse, ma pean hakkama laenu võtma kuskilt, ma pean hakkama seda laenu teenindama perekonna raha eest, ma pean hakkama laenumakseid tagasi maksma niimoodi, aga riik võtab selle vastu sellisel viisil, et meil on nüüd nagu miinuseelarve. Aga ma selle laenu tagasimakse kohta ütlen, ainuüksi intressid selle summa pealt, mille Reformierakond meile on kokku keerutanud, saavad olema jälle kuskil seal 28-29 aastal, sõltuvalt intressi protsendist, eks ole, intressi määrast, aga ainuüksi laenu teenindamine intressidega, mitte laenu tagasimaksmine, vaid see, et sul see laen on, et sa seda nii-öelda kulu teenindad, on 450 või 500 miljonit eurot aastas. 450 või 500 miljonit eurot aastas. Nüüd, kui mina jälle, tuletan meelde, kui ma olin valitsuses, siis riigikaitse kulu oli umbes 600 miljonit aastas. Ehk siis, hea küll, riigikaitse tol ajal oli 2% SKP-st, nüüd on ta kasvanud palju rohkema peale, eks ole, aga ainuüksi siis see laenuintress hakkab jõudma sellele tasemele, kus me olime veel mõne aasta eest kogu oma riigikaitse kuluga. Ja küsin, kuhu see raha siis läinud on? Mul on tänaval vestlused inimestega, te tahate teha maksulaenus, kuskilt peab ju riik raha saama. Ei pea. Stop. Meil ei ole riigil tuluprobleemi, meil on kuluprobleem. Me kulutame järgmisel aastal 450 miljonit, ehk siis sama summa umbes nagu see intress. Või siis sama summa, mille toob meile kokku, kahe peale kokku automaks ja käibemaksu tõus. Automaks natuke üle 200 miljoni, käibemaks natuke üle 200 miljoni, käibemaksu tõus üle 400 miljoni, kahe peale kokku toovad riigi eelarvesse. Kuhu me selle raha paneme? Rail Balticasse. See on siis nii-öelda kiirrong, mis sõidab mitte Häädemeestesse, vaid mingisugusesse seal lähedal olevasse teivasjaama. Et Läti piiri lähedale. Ehk siis 450, see on 1 aasta kulu. Nüüd võtame siin mingisugused kultuuriasutused, mis karjuvad, võtame hariduse, mis karjub, võtame sotsiaalvaldkonna, mis karjub, eks ole. Siis võtame selle sama kulu poole pealt. Kohe, kui me Rail Baltic ära jätaksime, meil oleks 500 miljardit raha igal aastal üle või vähem võlgu. Kui võtame tuulikute subsideerimise, täna me subsideerime nii-öelda rohelist energiat, mis muidugi on kohutavalt looduskahjulik, aga mitmesaja miljoni eest. Ainuüksi see on see, mis meil elektriarvetele juurde maksame, see nii-öelda taastuvenergia tasu tootjatele. Aga me subsideerime ka tuulikute arendamisi ja ehitamisi mitmesaja miljoni eest. Jälle meil päris 500 miljardit sinna ei lähe järgmine aasta, aga hakkab sinna kanti jõudma. Siis me maksame aastas üle 300 miljoni erinevatele MTÜ-dele. Kõik võimalikud transsoolised, lillad, muud MTÜ-d, punaaktivistlikud MTÜ-d. Siis me maksame umbes 400 miljonit eurot aastas ukrainlastele. 100 miljonit nende riigikaitsele, umbes sama palju maksame siis nii-öelda ülesehitustööks Ukrainas sees ja mitusada miljonit maksame sotsiaaltoetustega Eesti riigi sees. Et küll tervisekassa, küll sotsiaaltoetused muud sorti, küll haridussüsteemile, et ukrainlased saaksid Eestis koolis käia. Et päris 1,5 miljardit seal ei ole, aga kindlasti üle miljardi on, kui me võtame nagu 3 suurt tükki riigieelarve kulu, mille me võiks päeva pealt ära lõpetada, saaks maksusid langetada ja läheks riigieelarve tasakaalu. Siis me räägime sellest 5% riigikaitse kulust. 5% riigikaitse kulu ei ole vaja kulutada. Me ju näeme, kuidas nad ei suuda sellele rahale rakendust leida. Riigikaitse kulusid ma ei ole vastu, et me tõstame selle jaoks, et saada konkreetsed asjad tehtud. Aga see ei kuluta meil 5%. Me näeme, kuidas nad uputavad seda 100 miljoneid lihtsalt kuhugi topitakse ära, et näidata, et me teeme riigikaitset. Tegelikult ei tehta riigikaitset, see on väga korruptiivne, see on väga ebaefektiivne.
et rahumeeli võib võtta sealt jälle 500 miljardit riigikaitsekuludest vähemaks ja kõik saab tehtud, mis vaja on. Ehk siis teisisõnu me saaksime selle riigieelarve korda 1 aastaga ja siis saaks hakata makse langetama. Aga noh, kui seal on valitsuses on põmpead ja korruptandid ja ebakompetentsed idioodid, siis nii läheb noh. No Eesti on õpiku näide sellest, et mis juhtub siis, kui valitsuses on põhimõtteliselt korruptandid ja nende mingisugune, ma ei tea, võib-olla 1500 nendest sõltuvat eraettevõtjat ja kes saavad riiklikke tellimusi Rail Balticu pealt, tuulikute pealt ja põhimõtteliselt kaitsetööstuse pealt ja eks siis või põhimõtteliselt riigivargad. See on nüüd õpiku näide, et aga kõik teised ümberringi surevad. Ja kuidas niivõrd kiiresti, tõhusalt üks riik põhimõtteliselt pekki keerata. Et see on nagu suurepärane näide. Aga Jürgen Ligi ütles sõnad ilusti välja, et ei kavatse jätta järgmistele valitsustele mingisugustki raha, et nad saaksid hakata rumalaid otsuseid tegema. Me kulutame kõik raha ise praegu ära. Väga õige. 0,25% SKT-st Ukrainale. Sa mainisid juba, eks see on kuskil 500 miljardit eurot maksumaksja raha lihtsalt Ukrainale. Ja siis me näiteks loeme selliseid uudiseid, eks ju, et iga aastaga eraldatakse kultuurile vähem raha ja siin täna hommikul tegin selle uudise ja siin tuuakse ära ka seda, et näiteks kogu nagu kultuuriministeeriumi eelarve on kuskil 391 miljonit, millest siis kuskil 40 miljonit pärineb veel eelmisest aastast ja siis juba järgmisel aastal on see 13,4 miljonit väiksem ja täiendav siis kärbe on 7,95 miljonit. Ning selles olukorras siis näiteks pöördus siin just hiljuti ERSO peadirigent Olari Elts publiku poole ja rääkis sellest, kuidas me ei tule enam omadega välja. Oleme rahvusorkestri väärikuse ja riigi väärikuse tõttu hoidnud ühte teemat väga väikesesse ringi, aga kahjuks nüüd on niimoodi, et mul on teie abi vaja. Me ei tule enam välja. Inimesed ei saa oma palgaga hakkama ERSOs, osad inimesed lahkuvad sealt, üks Eesti selliseid kultuuriväärtusi kahtlemata on ERSO, midagi pole öelda. Minu enda perekond minu enda isa on olnud ERSO viola rühma kontsertmeister pikka aega ja seal mänginud, eks ju, enne kui ta Soome läks koos meie perekonnaga. Nii et põhimõtteliselt ma tean seda nagu olukorda päris hästi, nõukogude aja lõpul olime siin ja tunnen seda temaatikat väga hästi, aga ma mõtlesin seda, et kui nüüd Olar Elts ja teised tulevad selle asjaga välja, siis tegelikult tasub mõelda, et vaata nendel poliitilistel valikutel on oma hinnalapik juures. Et kui ikka põhimõtteliselt on toetatud sellist reformlikku, liberaalset, ühisparteilikku poliitikat, siis ei ole mitte midagi teha. Et see on nüüd see tulem, kuhu me tegelikult siin kultuuris oleme nagu välja jõudnud. See on nüüd see tulem, et teie, kulla ERSO orkestrandi, teie palk huvitab kõige vähem üldse siin ühiskonnas. Huvitab see, et saada rohkem kui kogu kultuuri eelarve. Kujutate ette, kogu kultuuri aasta eelarve on kuskil 370-369 miljonit eurot, nii rohkem, üle 100 miljoni rohkem antakse lihtsalt põhimõtteliselt kassaluugis sisse Ukrainale. Kuhu see läheb seal? Tont seda teab. Või Rail Balticule. Nii, et kuhu see seal Ukrainas läheb, see on juba omaette küsimus. Ilmselt ei lähe kõige paremasse kohta näiteks. Nii, aga see on nüüd see olukord, kuhu on välja jõutud. Ja mida me tähele paneme siin, eks ju, et mulle tundub, et kultuuriinimesed ei vii nagu 1+1 kokku, ei vii seda 2 otsa kokku, ei suuda nagu ära ühendada neid asju. Et teie praegune olukord siin on otsene tagajärg valitsuse poliitikast, valitsuse otsustest, valitsuse ka prioriteetidest, sest raha on, kui vaja oleks. Mujal oleks kõvasti. Et Rail Balticule eraldatakse miljardeid oleks eraldatud tuulikutööstusele subsideerimiseks. Juba sadades miljonites praegu subsideeritakse seda tööstust. Ja teie olete see viimane,
viimane echelon siin praegu. Nii et põhimõtteliselt kõik need, kes soovivad nagu Stenbocki maja ette tulla mingisugusele meeleavaldusele, et näitlejad saaksid rohkem raha, siis tutkid teile. Nopumütsiga sealt kuskilt lauaaugust välja tulemise eest ei anta teile seekord rohkem raha, pole midagi teha. Jah, no võib öelda, et Ameerikas on selline ütlus, et konservatiiv on liberaal, kes sai tänaval reaalsuselt peksa. Ja noh, tundub, et nad saavad praegu tänaval reaalsuselt peksa. Tõesti, noh, ma tean, et Estonias on väga rahvuslikke inimesi, nii teatri kui siis kontserdi poolel, eks ju. Ja noh, nad on hoidnud nõukogude ajal seda rahvuslikku vaimu ja nii edasi. Aga ma ei saa mitte midagi teha. Minu sees kihvatab. Iga kord, kui ma mõtlen selle peale, et nad alustavad kõiki kontserte Ukraina hümniga, minu sees kihvatab, kui ma vaatan ükskõik millise muuseumi kodulehekülge ja seal on Ukraina lipp. Minu sees kihvatab, kui ma mõtlen nende teatri ja kultuuri inimeste peale, kes nagu vahust tatti pritsides sõimavad EKRE-t. Et tuletan meelde neid õpetajaid, kes käisid Toompea platsil protestimas selle aasta alguses, et saada oma 10 miljonit lisaraha õpetaja palgatõusuks. 10 miljonit lisaraha õpetaja palgatõusuks. Ei ole. No ei ole, no raha ei ole, siis raha ei ole. Ega riigil on täpselt nii palju raha, kui tal on. No ei vasta tõele ju. Nende üle irvitatakse selle jutuga. Riigil on täpselt nii palju raha, kui ta laenu võttis. Aga siis soovitan, et aga kullakesed, te ju küsite seda raha ise endalt. Te ju küsite seda raha ise endalt, sest et teie olete palehigis töötanud meediaga, töötanud oma kunstižanridega, et need, kes täna võimul on, oleks võimul. Ma ei tea näitlejad, kes ei oleks EKRE-t sõimanud või sotsi kiitnud. Noh, muusikute puhul on see pilt erinev. See muusikute poolt on pilt natukene erinev. Rahvuslikke ja konservatiivseid muusikuid on küll ja küll. Ja kandideerib praegu meie nimekirjades kohalikel valimistelgi, et noh, siin ükskõik, ma ei hakka nimesid siin, võib-olla meil Sandra Nurmsalu liitus meiega ja siis Lauri Neebel kandideerib meil ja ma tean, et ka klassikalise muusika ringkondades on küll ja küll selliseid inimesi, kes on meie meelsed ja toetavad meid. Aga kui ma nagu mõtlen sellest, nii-öelda see tsunft on olnud vankumatult truu globalistlikule liberaalsele ideoloogiale ja režiimile ja neid on siis hoitud niimoodi rahapudikestega ilusti sitsimas. Aga nüüd raha enam ei jätku. Nüüd lihtsalt raha ei jätku, läheb mujale. Üle teie kogu valdkonna eelarve läheb lihtsalt Ukrainale. Nii palju siis Ukraina hümnist. Ja mina ka ikkagi soovitaksin, et nüüd kui te tahate ja sinna juurde ma veel tuletan aeg-ajalt, kui ma saan kokku mingite kultuuriinimestega, et kui meie jälle, ma natuke kõlan nagu katkine plaat, eks ole, kui me olime valitsus. Me olime 2 aastat valitsuses, selle aja jooksul jõudsime nii palju head teha, kui eelmised ega järgmised valitsused kokku pole jõudnud. Aga tulid meie juurde filmiinimesed ja ütlesid, et meil on eelarves meede, ma ei mäleta, kas oli 2 miljonit, et kui me toome välismaalt tootmist Eestisse, siis see välismaise tootmine saab käibemaksuvabastus või mingid maksusoodustused ja nad jätavad Eestisse rohkem raha siia, kui see maksuvabastus meie eelarvest ära võtab, nii et riigieelarvel ei ole kulu, see on nulliring. Küll aga on suur tulu, sest et meie kogu siinne siinne filmitööstus, kogu see infrastruktuur, mis seal ümber on, kogu see ökosüsteem, mis seal ümber on, need saavad kontakte, kogemusi, tellimusi, et see on nagu üleüldiselt plussis asi, aga see pluss kajastub erasektoris, mitte riigieelarves. Aga et see eelarvemeede on liiga väikese summaga, et suurendaks seda summat, saaksime ütlesin, teeme arvutused, näidake mulle see ära, tulid pooleks tunniks mulle need filmiinimesed laua taha, tegime arvutused, vaatasime ära ja hoolimata sellest, et kõik Rahandusministeeriumi ametnikud ütlesid, et ei. Ma ütlesin, et teid ma ei kuula ja tegime ära ja nad on tänase päevani tänulikud, et me seda tegime ja selle tõttu, et me selle tegime, tuldi ja filmiti Eestis filmi Tenet. Et kas see film meeldis või mitte meeldis, ma mäletan siin saates te olite ka kriitilised, et mis meil neid Hollywoodi liberaali siia vaja on, aga Eesti kultuurimaailma mõttes ja Eesti ekspordivõime mõttes ja Eesti ka eelarve mõttes, see oli positiivne samm. Aga
kas mõni reformar kuulab niimoodi? Ei, me lihtsalt ilmselt kritiseerisime sellist kultuurilist fenomeni, et see oli nagu Eestis selline nii-öelda nagu jällegi nagu orjarahva mentaliteedist tulenev selline ülepaisutatud, et oi, et nüüd tuleb siia Nolan, ta tuleb ja astub Eesti pinnale, kujutate ette, et ta astub Eesti pinnale niimoodi, et et kui nüüd kogu see rahvas Nolani jalajälge suudlema. Ei, seda ma saan aru. Rahumehed. Meil on riiklik ja rahvuslik väärikus. Tuleb Nolan, tervist ära Nolan, palun istuge niimoodi. Tahate filmida? Anname siis õiguse film, lepime kokku. Lepime kokku, mis meie kasu on. Jaa, absoluutselt, mis meie kasu on. Lõpetage see, et nüüd me teeme nagu riigis põhimõttest, me õhkame linnahalli, pagan võtaks, et teeme laivis selle ära, et Nolan saaks oleks meeldiva kasuliku öelda. Tähendab, põhimõtteliselt see halb ei olekski, kui nüüd järele mõelda, tõsi. Aga ma ütlen, et see selline nagu nahast välja pukemine, et see ajab närvi. Mina olen sama, siin ma jõuan selle Ersoni tagasi, et Eesti riiklik, eks ole, sümfooniaorkester. Ja siis ta mängib teise riigi hümni. No andke andeks, mind kriibib see. Ja mind kriibib see ja kui sa siis tuled rääkima sellist nagu nutulaulu, et me siin hoiame Eesti kultuuri üle, siis kõigepealt vahetaks selle kontserti alguses selle hümni, siis selle Eesti riikliku hümni vastu. Ja siis mina oleksin kohe täitsa avatud igasugusteks kokkulepete otsimiseks. Ja, igal juhul nendel on nagu hinnalipik küljes nendel valikutel, nendel poliitilistel valikutel tegelikult, et kultuurilahvas peab nüüd nagu reaalselt ka seda vaatama ja rääkimata sellest, et kui me räägime kogu kultuurivaldkonnast, siis siin nagu kultuurivaldkonna siseselt on nagu väga tõsist palju otsustamist, et kellele mida kuskil anda, eks ju. Üks oleks kindlasti, absoluutselt, üks on kindlasti nagu rahvuslikud institutsioonid nagu ERSO, aga siis meil on nagu terve rida mingisuguseid muid tasandeid, nagu näiteks me oleme siin rääkinud pikalt ja laialt ERR oma 50, 60, 70 miljoniga aastas niimoodi. Siis on meil kõik võimalikud nokumütside kandjad niimoodi kuskil, kes teevad aastavahetusel mingisugust jälkust toodavad rahvale. Kõik leivalt maha. Nii, kõik riigi leivalt maha. Tegelege ise oma asjadega. Müüge oma nokumütsi vabal turul ja vaatame, kes seda ostma tuleb niimoodi, et pole midagi hullu. Ja kui ikka nagu tõeline kihk on ikkagi nokumüts pähe tõmmata, siis tasub seda teha ka ilma rahata, et ega siis vaba ja sellise põlemise õhina põhise kodanikuühiskonna põlemise käigus. Ega siis ei saa ka niimoodi teha. Müürilehed, sirbid, keskussid, kogu kultuuri selline tööstus, siin on nagu sisemiselt on puhastamist, nii et vähe ei ole. Niimoodi, et nagu väärikatele, rahvuslikele, kultuurilistele institutsioonidele jääks nagu rohkem raha kätte. Et tegelikult riik peab üleval praegu nagu tervet rida sellist nagu pahem äärmuslikku propaganda masinavärki, millega põhimõtteliselt meie endi ajusid pestakse, rääkimata kogu sellest MTÜ tööstusest, eks ju. Umbes 300 miljonit, võib-olla isegi rohkem. No see on ju uskumatu raha. MTÜ tööstuse. 220 miljonit toob riigile sisse automaks ja sellest 1,5 korda suurem summa läheb siis ära mondodele ja kõikvõimalikele sotside oma tubadele ja nagu kirjuid koeri, neid on sadu ja sadu ja sadu, kes saab mõni 100 000, kes saab mõni miljonit ja me isegi ei tea sellest, aga mida nad teevad, õpetavad meie lastele, et on 20 sugu kooli, 7. klassis õpikus on kirjas 20 sugu, et sellele tuleb kriips peale tõmmata. Ma toon selle, mitte ainult näitlejad ja muusikud ei ole, ütleme siin, reaalsuselt peksa saamas, aga jälle käisime siin nädalavahetusel väljas ja laadal tulid ettevõtjad juurde, kurtsid, et et niisugust asja pole veel enne näinud, et ma ei müünud päeva jooksul ainsatki asja. Maksan siin laada tasu, rahvas käib ka, aga keegi ei osta mitte midagi. Et küll on õudne, et majandus on nii hukas, et mitte keegi mitte midagi enam ei osta, inimesed on lihtsalt vaesed. Ja siis, et aga mis te teeksite, et majandus korda saaks? Kuule, et see ei ole raketiteadus. Maksud peavad madalamad olema, regulatsiooni ehk bürokraatiat peab oluliselt vähem olema. See algab rohepöördele ei ütlemisest. Ja ütleme siis, see energia peab odav olema. Need on nagu 3 asja, et otseselt mõjutab sinu nagu tööstus või sinu nagu äri mõjutavad need kõik 3. Ei kuulge.
ei saa neid makse langetada, noh riigil ju ka raha vaja. Siis ei ole midagi teha. Siis istud seal ja päev läbi ja ise endale müüd. Et kuni sa nagu aru ei saa. Ja mul on nii meeles, kui me olime 2019 pidasime ka valimiskampaaniat, ütlesime, et meie kindel lubadus, aktsiisid tulevad alla, et see piirikaubandus ära lõpetada. Ei lõppe, see ei hakka, kauplejame ja paneb hinna taskusse, ei ole, keegi ei langeta neid makse, mis te räägite. Ehk siis need samad inimesed, kes kui maks oli tõstetud, olid karjunud ärge tehke, läks pool aastat mööda, läks aasta mööda, leppisid sellega. Ja siis sa nagu mõtled, et need samad inimesed, kelle heaks sa seda teed, ütlevad, et mis te ka siin ei ole siin midagi. Kui te niimoodi mõtletegi, siis peabki iga nädala lõpp talli taga tappa saama. Siis te olete selle ära teeninud. Ja, ma ütlen ka kõikidele ettevõtjatele, et tegelikult jalad tuleb nagu tagumikus nüüd välja tõmmata ja esiteks valimiskastide juurde minna ka KOV-i valimistel loomulikult ja hääletada paberil, aga avalikult tuleks ka nagu sõna võtta, et kas te nagu inimesed tõesti nendest 3 printsiibist nagu aru ei saa, et mina ei ole majandust õppinud, eks ju, et ma ei ole ka nagu ettevõtja otseselt, kuigi objektiiv on MTÜ, eks ju, aga me saame oma rahaga, mitte riigi rahaga, eks ju. Et me oleme tänu teie headele annetustele, kulla inimesed siin, töötame, teeme neid saateid, avaldame uudiseid ja nii edasi. Et mina ei ole majandust õppida, aga ma saan nagu iga inimene peaks nagu aru saama, eelkõige majandusinimene sellest, et kui sul on kõrge maksukoormus, kui sul on kõrge energia, siis majandus kukub. Nii. Eriti võrdluses teiste riikidega, me ei ole ju mingisuguses vaakumis. Jah. Et saate sellest aru? Ja bürokraatia samamoodi. Nagu, ja bürokraatia täpselt samamoodi, kui sul on nagu kohustus firmale võtta mingisugune, ma ei tea, sooidentiteedi valvur sinna, eks ju, tööle Eesti keskmise palgaga või rohkema palgaga niimoodi. See on ju kulu sinu firmale, kulla inimene. Tahad omale nagu sellist lillajuust, sellist ninarõngaga tüdrukut sinna palgata või sellest, et ta vaataks, et kes teile seal nagu firma aga suurfirma, lisaks sellele suurfirma peab palkama veel 3 eraldi raamatupidajat ja 2 eraldi juristi, kelle nimed on compliance manager. Ehk siis Euroopa Liidu tuleb järgmine määrus 1000 lehekülge ja 1500 lehekülge aruandlust kord kvartalis või isegi kui sa oled väike ettevõte, siis sa pead tegema 500 lehekülge aruandlust kord kvartalis, lihtsalt linnukesi tõmbama ja ühes kohas vale linnukese tõmbad, siis sa trahvid kaela. Sinu ärile see ei anna mitte midagi peale kulu. Ja ma ütlengi, aga kuidas te nüüd sellest aru ei saa? Ja ma tegelikult siiamaani mõtlen, et kuidas ei ole nagu Eesti ettevõtjad selgemini välja käinud seda asja. Et nad tulevad välja ja ütlevad, kuulge, aitab küll nüüd. Okei, sai hääletatud Reformierakonna poolt, sai olla petetud Reformierakond, aga nüüd tulge, võtke oma jalad tagumikust välja. Aga nüüd tuleb kas te tõesti lähete parempoolsete taha nüüd? Et te usutegi seda, mida parempoolsed räägivad, et nüüd me teeme riigi rahanduse korda. Et me võtame selle sama peatüki, vaata siit, võtame selle sama peatüki, paneme põhimõtteliselt parempoolsete valimisprogrammi, ühispartei valimisprogrammi, teeme sellise süvariigi projektierakonna, võtame mutatis mutandis selle asja ja teie, kulla ettevõtjad, teie, kulla inimesed, lähetegi selle õnge jälle korra või? Ma küsin parempoolsete puhul seda hoopis, et miks ma üldse pean millelegi tähelepanu pöörama, mis nad räägivad, sest et parempoolsete juht on Lavly Perling. Lavly Perling oli peaprokurör sel ajal, kui Eestis toimus kõigi aegade kõige suurem rahapesu. Mitte kedagi ei uuritud, mitte kedagi ei karistatud, prokuratuur ühtegi asja kohtusse ei viinud, lihtsalt lasi sõita miljarditel, 100 miljarditel Eestist läbi rahapesu. Ja Lavly Perling ei puutu asjasse, tema käib praegu nõustamas Moldovas ja Ukrainas, kuidas ehitada üles sõltumatut kohtusüsteemi. Nii, ja nüüd see sama Lavly Perling ei ole kõssand ka, ei ole ühtegi moodi kommenteerinud ja meie ülitruu, riigitruu, ideoloogiatruu, peavoolumeedia ei ole ka kunagi küsinud, et vabandust, Lavly Perling, kuidas sina selles lasid läbi, et Ilmar Raag kandideerib parempoolsete ridades, seesama Ilmar Raag, kes oli järelvalvaja Johanna-Maria Lehtmele, kui Johanna-Maria Lehtme pettusega Eestis kraapis inimeste taskust kokku miljoneid eurosid, siis läks Ukrainasse, varastas selle seal ära ja andis sularahas Ilmar Raagi kätte. Ilmar Raag tõi selle kilekotis Eestisse ja on tunnistanud, et ta võttis Lehtme raha ja tõi selle kilekotis Eestisse. Kas see
kas te nagu ei arva, et see peaks nagu olema rohkem tähelepanu all, et senikaua kuni, et mulle tundub, Lavly Perling jälle vaatab läbi sõrmede sellele asjale, nii nagu ta rahapesusse vaatas, kui ta oli peaprokurör, et mind ei huvita, mis sa räägid, Lavly Perling, jalgrattateedest või maksudest, et palun kõigepealt räägi ära, miks sul on Ilmar Raag parteis, kes kandideerib ja miks sa lased sellel juhtuda? Nojah, rääkides Moldovast, siis ERR-il oli hea uudis, pani just tähele, aga ma arvan, et me ei lähe siia väga palju sisse, sest me võiksime hakata rääkima sellest pikalt ja laialt, aga siin on nagu hea uudis, mille tegelik pealkiri või tõene pealkiri peaks olema otseselt 180 kraadi vastupidine. ERR Moldovas. Riik suutis kindlalt vastu seista välismaistele mõjutajatele. Ehk tegelikult on see, et vastupidi, kõik Euroliidu süvariigi sõjapartei mõjutajad olid seal seda valimistulemust tegemas ja riik just nimelt ei suutnud nendele mõjutajatele, kaasa alvatud seal, ma ei saa siis süvariigi agent Lavly Perlingule oma väikse pisikese sektoris ta tebi vastu hakata. Nii et nagu hea näide jällegi nagu sellisest orwellilikust uudistoodangust põhimõtteliselt. Ja noh, ega ei ole vale ka see, et ka venelased mõjutasid seal, et kõik mõjutasid. Moldovas oma poliitikat enam ei ole. Ja noh, ega kui ma vaatan Eestit, kui ma vaatan teisi kõiki parteisid, siis noh, ainus erakond Eestis, kes ei ole välismaine mõjutusprojekt on EKRE. Muidugi EKRE. Muidugi EKRE on see loosung, aga tõepoolest need kohaliku omavalitsuse valimised on olulised. Ma panen veel kord südamele, kõik võimalikud valimisliidud tasub läbi vaadata ja kellel on nüüd tõepoolest tahe omavalitsustes mitte hääletada tuuliku pooldajate poolt, siis mina vähemalt selles osas valin kindlasti EKRE valimisliitudele selge ei, rääkimata muidugi kõikvõimalikele ühispartei osakondadele ja muudele sotsialistidele, kes tulevad seda sama riiklikku poliitikat ka kohalike omavalitsuste valimistel teostama ja volikogudes teostama. Aga Martin, ma tänan sind siia saatesse tulemast ja jõudu edu! Aitäh!